Kuidas sa jõudsid sellesse? Kas see oli sul loomupäraselt eluaeg olemas või sa nagu arendasid, tegid kõvasti, ma ei tea, Udiana pandat või joogat või mingisugust pea peal seisu, et jõuda sellesse kohta? Ei, ma ei teinud ühtegi neist. Et no põhimõtteliselt 8,5 aastat tagasi käisin tantrafestivalil. Nii. Ja siis see oli minu esimene kogemus, et saada sügavamaid siis, või no energeetilisi orgasme. Et varasemalt ma olin küll kogenud midagi, aga ma ei saanud aru, mis mu kehas toimub. Keha teeb küll mingid imelike asja, väga hea on, aga mis see täpselt on või nagu, et kuhu edasi või et see on nagu, ei olnud teadlikkus selles suunas. Ja pluss nagu võib-olla vahekorrad ja nagu see partneri teadlikkus ka ei olnud nii kõrge, et ta üheks selle ruumi mul ära, et ma võiks lihtsalt kogeda. Et ikkagi oli pigem see penetratsioon on ju ja siuke tavaline, ütleme nii, siis nagu tavaline seks. Tavaline seks. Jah, mitte midagi nagu nii sügavat. Ja siis seal oli üks töötuba. See oli vist tantra massaaži töötuba. Riietega oli kirjas ka. Ja siis mina veel oma kaasast ütlesin, kuule ma ei tea, ma ei viitsi sinna minna, läheks sinna kuhugile mingi teoreetilisse töötuppa. Et ma ei tea, okei, et see läheb mingi aelemiseks ja jamaks, et kuule, ma ei tea, ma ei taha. Kartis siis? Mina ise ütlesin Sina seda. Sest ma olin nagu täiega skeptiline tantra selle kogu maailma osas. Mul oli niimoodi, et okei, ma tahan see festivalil minna, ma tahan näha, mis see on. Sest mul oli mingi sisemine tunne, et ma peaks minema. Aga mul oli küll nagu mingisuguseks pornoks või mingiks jamaks mina lähen minema ja kõik. Ja siis me läksime sinna töötuppa ikkagi. Sõbrad veel veensid, et kuule, lähme nagu. Siis mõtlesin, okei, see nii kaua, kui fun, see nii kaua ole, nagu kui läheb jamaks, ma tõmba nuttu, on ju. Ja, ukse pauguga kinni. See oli muidugi telkega pauguga ei saanud panna, aga ja siis seal see oli suur telk, seal oli vist mingisugune, ma ei tea, 70-100 paari. Ja siis see õpetaja näitas kõigepealt ette ühe naise peale, et see nagu tantramassaaž, et selleks energeetiline tantramassaaž, et selleks ei ole vaja isegi riided ära võtta ega puudutadagi ja tegi selle naisele energeetilise orgasmi. Ja mul oli lihtsalt vaatad seal ja nagu mida, nagu lihtsalt vau, nagu siuke asi, nagu silmad lahti ja võtad nagu mida, Ja siis alutas samamoodi, et naised viskavad pikali, lõdvestute, lasete mõtte nagu vabaks ja siis mees hakkab nagu energiat liigutama. Ja siis ja see toimiski. Oli väga-väga hea oli kehas olla, keha kas liikuma niimoodi, hääl tuli väga valjult ja siis lihtsalt nautsin ja pärast, kui see minule siis andis läbi oli, siis pidi vahetama, aga ma ei suut mehele midagi teha. Mul oli niimoodi, et nagu, ma ei tea midagi, ma olen nagu täiesti nagu blissed out on ja. Trippisid. Ja siis muidugi huvitav oli see, et kaasa ütles, et kuule kallis, et siin oli umbes nagu mingi 10 paari, kellel õnnestus midagi kogeda on ja sina olid seal kõige valjuhäälseb. Siis mul oli küll niimoodi, et okei, veits piinlik, Nii. Ja siis läksin sealt telgist välja ja siis näed, et mehed vaatavad ja naeratavad sulle nagu aga kusjuures seekord see energeetiline orgasm, see ei olnud isegi seksuaalne, vaid see oli nagu kehaline, et suguelundid ei läinud sellisel moel nagu aktiivseks ega kaasa. Jah. Et siis mul oli huvitav vaadata, et nad ei ole lihtsalt ei tea, mis see on ju, et sellepärast nad nii meelelt naeratavadki. Ja see oli siis see algus, kus ma sain aru, hakkasin rohkem avama enda võimekust kogu sellele seksuaalsusele. Et siis oli see, mina ütleksin, et see oli see punkt, kus juhtus see, et ma olin valmis võtma rohkem asju vastu. Sealt